aga kohe jõudis meil ka Mart Reimann ja vahetame arvutit ja läheme tempokalt edasi. 25. Ai. 20, jah, 20-25 minutit. Nii. On, jah. Okei, aga hakkame siis pihta. Et üleüldiselt, kui te arvate, et Ukrainas on nii, et midagi ei ole ja kõik nutavad ja kõik on puruks pommitatud, siis jah, telekast võib küll nii jääda, aga tegelikult on enamik Ukrainat on täiesti tavapärases elurütmis tänaseks. Kiiev, kus droonid siin ka lendavad, on täpselt samasugune, nagu ta oli 2 aastat tagasi. Ummikud igal pool, autod pole kuskil parkida, kõik on oma igapäevases elurütmis ja eks välismeediale on hea, kui siis üks vana härra nutab siis oma langenud lapselapse juures, et loomulikult on see dramaatiline, aga selle aja jooksul autoõnnestusest saab 10 korda rohkem lapsi surma. Et tegelikult on Ukrainas ikkagi 80% Ukrainast on 10 korda rohkem hukkunuid autoõnnetustes kui siis raketirünnakute tagajärjel, et tegelikult need inimohvrid on ikkagi väga minimaalsed. No kus siis nüüd ikkagi toimub midagi, kus on raske, siis see on Ida-Ukraina. Me räägime siis, ütleme niimoodi, näete, siin kõik elu on okei. Et okei, Lvivis paar korda on nad käinud siin ka selle aasta jooksul keldris, aga seal ei ole ka tsiviilohvreid olnud ja need kallid raketid on kõik otsas, või neid natukene on ja mis praegu on 40 suudavad juurde toota vist kuu jooksul, mis see Venemaa arvestab. Kus siis tambitakse, on siis siin, et need, mis on paarikümne kilomeetri raadiusega ja seal siis antakse tõesti, aga sealt on inimesed ära läinud ja sealt on kõik nii-öelda puruks pommitatud. Et seal tuleb siis natuke oodata, et elamisväärne elu taastada, aga see on, kui me räägime nüüd Eestist, siis et kogu Eesti elab normaalset elu ja Obinitsas siis pommitatakse või Obinitsa, loomulikult iga elu on kurb, aga jällegi, kui me paneme teda laiemasse konteksti, siis ukrainlased on ise ka väga vihased, et see, kes sinna siis praegu jäänud, et on vihased nende ukrainlaste peale, kes on ära läinud, et mis nad seal passivad, tulgu koju tagasi, reeturiteks peetaks neid lausa. Ja vahest ka mõned ütlevad, et mis me siis mis peaks tegema, kas peaks midagi ette panema, kas ei tohiks lasta neid läbi, lihtsalt on meil ju need igasugused kaitsed, mis antakse pagulastele, et lihtsalt loomulikult igaüks saab tulla kuhu tahab, aga teda siis koheldakse, tal on kõik võimalused õigused nagu tavalisel pagulasel, ükskõik immigrandil, kust iganes. Aga jah, muidugi siis, kui me nüüd räägime sellest, et mis natukene nagu mõõtkavadest veel, et Ukraina, mis te arvate, mitu korda Ukraina suurem on Eestist? 13 korda on suurem ja me räägime siin ikkagi praegu siin 2 Eesti suurusest territooriumist, aga mis näiteks ka Mariupolis on elu täiesti normaalne, isegi siin Mikolaevis, Mikolaev on siin, Mariupol on siin, näiteks seal geograafiaõpetaja teenib või geograafia õppejõud ülikoolis teenib 2000 eurot. Ukrainas teenib ta 200 eurot kuus. Et lihtsalt praegu pummatakse sinna raha kõvasti ja ka taastatakse kõike. Kui me räägime siis sellest, mis siis kogu säilenõtkust ja kõike muud puudutab, siis see ala
Huvitav on rääkida nendest kohtadest, kus siis venelane käis ja kus ta siis tuli ära. See on siis Sumõ Putivl ja seal ma käisin siis detsembris ja kui rääkida siis sellest nii-öelda peldikumajandusest või kuidas te seda nimetate, siis mis venelased ei julgenud kuskilt, läksid koolimajja ja saatnud välja ei julgenud tulla ja nende siis management oli see, et pärast kui nad olid ära läinud, siis kohalikud vedasid, ütlesid 2 massikoorma täit siis igasuguseid anumaid, mis oli siis nende jääkidega täidetud. Et ei kasutanud, minu arust isegi WC oli enam korras olnud seal, aga ta nii suure selle koormuse peale siis ütles ülesse. Ja kui me räägime siis sellest, et mis nagu muutunud on seal, siis tegelikult mis siis selle säilenõtkuse tagab on see, et mida primitiivsemad tehnoloogiad, mida lihtsamad ja algupärasemad, seda vähem su elu muutub. Et tegelikult enamikel inimestel on nagu nii käimle õues, vesi kaevus, elekter käis ära ka varem, et tegelikult ei ole siis nagu tavainimese elus seal väga palju maapiirkondades muutunud. Jah, linnas on asi teine. Siin siis veel mõned näited, et väga huvitav, et kui siis vene sõdurid tulid, ega need venelasi seal ei olnud, seal olid burjadid ja kõik muud, kes siis tulid ja tulid tuppa ja hakkasid seda mikrolaine ahju peksma, et tädi, tee oma seif lahti, et meil on raha vaja. Proua ütleb, mis seif, see mikrolaine ahi ja mul pole üldse kuskil seifi, mul on 50 eurot pension, et mis te tahate, et nad ei uskunud ikkagi pidid mikrolaine ahju laiali tampima, et aru saada, et see ei ole seif. Ja see tase, mis seal oli, et tulevad siis purjaadid ja kes seal siis olid, et nii, et tahaks hobusliha, võtame hobused, et meil ei ole hobuseid, mis mõttes hobuseid ei ole, põllud on ju küntud, põllud on haritud, et hobuseid ei ole, et meil tehakse traktoriga seda tööd, mis sa mees olete, et kui põllud on ikka haritud, siis peavad kuskilt hobused ka olema. Siis käisid ka tuhnisid kõik kohad läbi ja tõesti hobuseid ei leidnud. Aga jah, et sellised nii-öelda primitiivsed kohad, siin on siis näha see Suhhoi Bajuk, mis nendest maha jäi, kui venelased siis välja olid läinud ja mis see peremees ütles, et näed, et küpsised on sellised, isegi hiired ei taha neid, et selline jama on seal sees. Et siin mõned ütleme selline pommitamine ikkagi oli eelmise aasta kuni aprillini oli, kus siis ikkagi suur osa Ukrainast, kui neil ikkagi oli veel moona, et siis oli see, tõesti oli nagu arvestatav, aga tänaseks nagu ei ole seal midagi. Et ütleme niimoodi ikkagi valdav osa Ukrainast võib rahulikult edasi elada. Nii, siin ühesõnaga, pärast see kodukas jamane, aga nii-öelda Mestan ja Slamnosti on siis need kohad, mis on üle Ukraina ja kui me küsime, mida siis nagu tõesti kriisiolukorras õppida, siis siin on küll telkides, aga need on siis igal pool Ukrainas, absoluutselt üle Ukraina, kus siis on soe vesi, elekter, süüa, voodid, saad magada ööbida ja seal siis inimesed käivad, et see on nagu selline, mis siis tõesti on, mis toimib nagu väga hästi ja hästi palju on just ikkagi psühholoogiasse, et vahest inimesed tulevad sinna lihtsalt sellepärast, et neil ei taha üksi olla, tahavad teistega suhelda ja seda nii-öelda depressiooni vähendada, kui ikkagi on, kui see õhuhäire üürgab, et siis see on ikkagi päris nagu kõva
kõva möll ja ta ikka undab päris kõvasti ja noh, kellel mis reaktsioon on. Mina harjusin sellega kähku ära, üldse pommitamisega ma harjusin ka kähku ära müraga, et mul on nagu lapsest saatik, mul meeldis nagu eriti kui äiksetorm oli, siis ma alati jäin magama, et see mürin on nagu väga siuke mõnus ja uinutav minu jaoks, ja inimestele mõjub see nagu väga erinevalt, et on need, kellel on tõesti väga suur stress, on need, kes on harjunud ära ja on siis veel need, kes on vastupidi, on see sõda neid hästi aktiviseerunud ja enne ma neid laisad ei viitsinud suurt midagi teha, aga nüüd töötavad tublisti ja võitlevad selle nimel, et kogukond ellu jääks. Ja need on siis sellised punktid, no siin on erinevas versioonis, aga kõige rohkem on neid ikkagi üle Ukraina, siis on lihtsalt kuskil mingisugune punkt, kus on siis arvutid, internet, ta on mingi koolimaja, vallamaja, et need on siis tehtud enamasti nendeks punktides, kus siis inimesed koos käivad, kus nad saavad magada, kus on neil voodid ja seal on siis see, mis toimib nagu väga hästi ja kus tõesti oleks nagu oleks õppida. No kõige hullem vast jah, mis oli nagu üle ukrainaline oli siin aasta alguses ja aasta lõpus siis kui see elektrikriis, et siis oli küll nagu päris palju Ukrainast just see masendus, et sul ei ole kuskil ühtegi tuld, mis on veel rääkima surmadest kõigest muust, et sul on lihtsalt küla on pime ja siis käib sul mingi vanamees purjus peaga mustas puhhaikas keset teed. Et no need on nagu need kõige hullemad, et kui enamus Ukrainas ikkagi on võimalik surma saada ikkagi autoõnnetuses ja no mina olen ka sattunud seal avariisse, no ma olen praegu 30 000 kilomeetrit olen selle sõjaaeg kuskil Ukrainas läbi sõitnud, et risti hästi ja ikkagi liikluses olen ma näinud laipu palju rohkem kui siis nii-öelda pommitabamuste läbi. Ja no mis siis veel on, et talvel oli siis inimestel valikuvõimalus, et kas valgus või soe tuba, kahte korraga nagu ei kannatanud välja elektrivärke, et siis nad siis pidid valima niimoodi kordamööda, et kord loed raamatut ja siis oled soojas. Üritati seal igasuguseid süsteeme teha, et isegi üritati generaatoriga nagu korrusmajale vett pumbata, aga see ikkagi ei läinud läbi, et ikkagi vesi oli siis, mida siis tuuakse vett tsisternidega igale poole, kus siis vett ei ole ja siis inimesed käivad ja võtavad siis ja kuidas siis nagu see käimlamajandus on, et seal on nad ka ikkagi. No mis on hästi huvitav, et tegelikult kanalisatsioon ja ka isegi elekter ikkagi hästi kiiresti parandati kõik ära. Et see on ka just, et sellised primaarsed vajadused, prügikoristus, võib-olla natuke räägingi siin, et see on siis Harkivi linn, kus siis ka ikkagi ühte linna osa seal pidevalt pommitati, aga see on siis kesklinn, kus käib hoogne töö, et mis siis kohalikud ütlesid, et prügi viimine pole kunagi nii hea olnud, et ainult siis, kui hakkas 24. veebruarit, vist üks päev jäi vahele, 25. või 6. hommikul oli viidud prügi ära, aga muidu käib prügiautoga ja hästi korralikult puhtus, kõik see on tagatud, et inimestel lihtsalt selline positiivne meelsus, et sul ei oleks mingit sodi kuskil ripakil, et see on just seda, et seda positiivset meeleolu ja kõik, mis saab, et siis väga kiiresti ja korralikult ära teha. Ja võib öelda, et jah, et inimesed ikkagi seda paigale jäänud on tõesti väga nagu tublisti rakkes ja toimetavad väga tublisti. Siis siin on ülikool Harkivis, kus ma olen käinud siis ka viimased aastast 2017. Et see on näha, et aknad osad on kinni kaetud, aga siis, mis nüüd on veel?
Tegelikult on see, et väga kõvasti käib ehituse investeerimine. Siin siis näete, on ühel naisel mees hukkunud ja selliseid haudu on hästi palju. Mis te arvate, palju on langenud sõduri eest kompensatsioon lähedastele? Umbes suurusjärgus. Ukrainas, jah. Et langenud Ukraina sõdur, palju saavad ta perekond siis kompensatsiooni? Mida? Eurot. See on 15 miljonit hryvniat, mis praeguse kursi järgi, ta oli kõige parem kurss, kui ta alguses tuli, oli see 420 000 eurot, praegu siis jääb natuke alla 400 000 euro. Et sellest nagu sellest saab Eestis saab ka juba päris mitu maja ehitada, rääkimata Ukrainast. Nii et tegelikult käib selline hoogne selline ehitustegevus, et siin on lihtsalt üks konkreetne, et naine ütles, et näed, et mees sai surma, aga mees tahtis, siin on siis see hukkunud mees tal, aga et mees tahtis teha rehabilitatsioonikeskust sõduritele, et nüüd nad siis seda ehitab. Noh, siin on veel see, et maapiirkondades siin inimesed lihtsalt tulevad küladesse, sellised kõik töötab. Noh, siin on ka Harkivist tulnud lihtsalt nädalavahetust veetma. Siin on Tšugujev, mis on nüüd Harkivist natukene rinde poole, kus siis seal on ka üks suur kompleks, mis on jäänud niimoodi pooleli ja seal on ka 2 tabamust oli ja ütles, et mitte midagi, mitte ühtegi õhuhäiret, midagi olnud täiesti lambist. Ta ise oli suhteliselt lähedal veel, kui need 2 tabamust olid. Ja seal on siis ka sellised varjendid, aga kui me räägime käimlast ja kõik, see on jälle tavaline selline kuiv käimla, et seal ei ole nagu midagi, noh, sellised nagu seal küla vahel kogu aeg on ja noh, mis oli ikka, käimlad nagu käimlad ikka, et sellised endised toimivad. Ja palju muidugi on toodud ka selliseid, see on nüüd küll Poola piiri pealt, aga sellised kuiv käimlaid või neid selliseid käimlad on ka igale poole veetud linnadesse, et kus siis ja turism käib, siin on üks Dnipros 30 kilomeetrit rindejoonest, neil on 3 korda suurem käive, kui oli enne sõda. Et lihtsalt inimesed tahavad linnast välja saada, ka ohutuse huvides käivad maal ja ütleme, et hästi palju, kui me räägime rekreatsioonist ja turismist, siis see on muutunud nagu hästi oluliseks, et just nimelt, et selleks, et nagu ikkagi ellu jääda, on vaja seda nii-öelda meeleolu tõsta ja ka firmad, kes selles toimivad, et neil on ju paljud inimesed on ära läinud, aga nad kõigest hästi üritavad ellu jääda ja siis ütlevad isegi töötajad, kuskil 10 korda rohkem on, no mitte 10 korda, aga kordades rohkem on neil igasuguseid motivatsiooniüritusi, kui oli enne sõda ja seega siis maaturism linnade ümber siis elab nagu päris hästi. Siin on siis ka kohalikud, kes ütlesid kohe, et nemad ei lähe kuhugi, kui sõda hakkas, et kui nad ära läheksid, siis nad oleksid reeturid ja ma ütlesin, et see oli siis hea reklaam, ütlesin, et seda sõna ei taha nad aga öelda, aga see aitas kõvasti, et siis hakkas neil hästi palju turiste käima. Siin on siis jälle üks, see on siis Zaporožjes, ka rindejoone läheduses ja täiega jälle ehitatakse. Inimesed istuvad, on rohkem koos kui ennem ja siin vahest on ka öeldud, et kas seal mehi üldse on. Mehi on rohkem kui naisi, seepärast naised on ju minema läinud kõik. Mitte kõik, vaid paljud naised on ikkagi minema läinud Euroopasse, aga mehi ju välja ei lasta. Ja seetõttu ikkagi igal pool on nagu mehi, ütleme, et tegelikult sa ei märka nagu väga suurt vahet, aga mehi on ikkagi näha täpselt sama palju kui naisi, et seal ei ole nagu tunda, et kuskil nagu oleks meeste kriis, kuna naised saavad kõik ära minna, kes tahavad, aga mehi riigist välja ei lasta, mitte, seal on ikkagi väga keeruline on saada. No paljud on neist ju, kes on ennem tulnud siia. No jah, aga tegelikult peaks tagasi minema siis või? See on igaühe oma valik ja mis on tõesti muutunud, on see, et kui ennem taheti nagu olid järjekorrad, kõik tahtsid rindele minna, siis nüüd käiakse otsimas ja kuna ma käin iga kord seal siis kamaflaažiga masinaga, et siis kui ennem oli ikkagi aega, et sükest nagu
üleolevat käitumist. Ma olen ikkagi võõras, ma jään kuskil aeglasemalt sõidan, vaatan ringi, mis siin on. Tulid mehed tuututasid, siis nüüd hoitakse nagu aupaklikus kaugusest kõik sellepärast, et selliste autodega käiakse siis nagu mehi otsimas. Ja vahest ma lähen kuskile külla ka, et sina tulidki selle masinaga. Meil on mehed kõik peidus juba, et öeldi, et masin tuli, et mingi sõjaväemasin tuli, et sina sa oled. Okei, ma võin siis öelda, et mehed võivad välja tulla peidust. Et see ei ole enam nagu nii, et sinna ei ole nagu nii suurt tungi enam ja ütleme ka, et just see, et paljud on siis treeninud ka kohe nagu kui hakkas, siis päris paljud koolitasid siis seal kohalikud, nii-öelda meie Kaitseliit siis Terro Borona koolitasid ja seal olid kohe, mehed ütlesid, et ei, nemad treenivad selleks, et kui sõda nende õuele tuleb, siis nad lähevad kaitsma, sinna idasse neid jobusid nad kaitsma ei lähe. Et niimoodi on ka kohalikud just, et nad ja alguses ka just see suur tung sinna oli see, et iga üks nagu kartis, et sõda võib nagu nende õuele jõuda, ja nüüd on ikkagi enamik ukrainlased veendunud, et sõda nagu nende õuele ei jõua ja seega on siis natukene raskem saada sinna. Muidugi, kui sa küsid seal kellegi poliitiku käest, või korrekt on öelda, et meil mehed kõik tahavad sõdida, aga kui sa lähed küladesse ja vaatad, mis tegelikult käib, siis ega neid on lihtsalt järjest vähem ja vähem, kes siis sõdida soovivad, aga enamik maju on siis jah siin, ütleme nii, et tegelikult siis kui jälgida neid tehnoloogiaid, mis on nagu põlvest põlve toiminud, et siis elab ilusti igasuguse olukorra üle. Nii, aga Mart, mul on 2 küsimust. Nii. Esimene küsimus see, et sa käid seda vahet ja sul on see kontrast, see erisus Eesti ja Ukraina, ikka erinevad riigid, erinevad olukorrad. Et mis on Ukrainas hästi võrreldes Eestiga? No kindlasti on meelsus parem kui meil, et valitsust ei kiru keegi. Et see on ja tegeletakse ikkagi selliste nagu päris probleemidega. Et geid ja lesbid võivad teha neid demonstratsioone, kui palju tahavad, kuigi nad ei tee, aga sellega nagu ei tegeleta, aga tegeletakse ikka selliste igapäevaste asjadega ja muidugi see korruptsioon ja kõik muu, et selle vastu usinasti võidetakse, et ma võiksin öelda, et siis selline rahva ühtsus, seal on täpselt samasugune nagu meil aastal 1988 või et vabaduse nimel sööme kartulikoori ja tulime tänavatele ja oli suur beebibuum, kuigi iseenesest on see päris sündivus on Ukrainas praegu ka täitsa ei ole nagu suurt mingit madalseisu, et ütleme, et see lootus on nagu suurem, optimism on kindlasti kõvem Ukrainas kordas kui meil, et nemad ikkagi tunnevad, et kui sa käid Ukrainas, siis sa saad aru, et inimesed elavad palju paremini kui Eestis. Jaa. Teine küsimus. Kuna siin oli rõhk nagu kriisil, sõjal, meiega valmistume siin varjepaikasid ja vahetavalt... See on kõik õige, mis me teeme, jah? Kes teeb, kes ei tee, mõni ütleb, et äkki läheb üle, pole vaja enam. Et mida siis on Eestil sellest jamast, eriti sellise sanitaaria poole, mida on õppida, mida peaksime õppima Ukrainalt? Ei sanitaaria ja kõik muud, et kriisi ära hoida, selleks tuleb sõjaks kriisiks valmistuda. Et sellepärast ju see kõik asi Ukrainas alguse sai, kuna arvati, et Ukraina armeed ei ole ja lihtsalt sõidame 3 päevaga läbi ja läks kõik teisiti. See oli ukrainlastele endale ka üllatus, et nad suutsid vastu hakata. Nad alguses ise ka ei uskunud. See tuli, kõige suurem šokk oli vist vastu ukrainlastele endale see, et näed, me saamegi Venemaale vastu. See oli esimesed 2 kuud oli selline šokk ja siis, kui mai oli, siis tuli nagu selline järsku selline, et
suudame, et me oleme täitsa nagu ägedad tegijad, et me ei peagi nagu põdema ja kompleksis vaevlema siin, et Venemaa on nii suur ja äge ja meie oleme tema pisike rumal vend, et me näitame venelase, et see tõesti ikkagi, ma arvan, et see nagu tunne, et suurele vanemale vennale, kellele sa nagu kogu aeg elu oled peksa saanud ja ühel hetkel kasvad suuremaks, sa saad talle molli anda. No ma arvan, neid lugusid on nagu päris palju, võib lugeda lasteraamatust, et see on nagu täpselt sama nagu õhkkond on seal Ukrainas, et me lõpuks nagu näitame Venemaale koha kätte ja see meelsus ja ikkagi see on see, et see hoolsus, et sa lihtsalt käid, koristad oma järjest ära ja hoiad puhtust, mida nad enne väga ei hoidnud, aga nüüd sõjaaeg nad lihtsalt see, et sa lähedki ja teed peldiku puhtaks enda järel ja koristad laga ära, et see on see, mis näiteks inimestes on nüüd selle kriisiga, et nad on läinud palju hoolivamaks, sallivamaks ja palju tähelepanelikumaks oma siis kaaskodanike suhtes, et kas või prügi maha viskamine, kõik muu või et ongi siis WC-poti pühkimine, puhastamine enda järelt ja kõik see, et mis ennem oli nad olid hästi ükskõiksed, et nüüd on muutunud palju hoolivamaks ja ma arvan, et see ongi see, et sa järsku tunned, et kõik, mis ma teen endale ja iga su kaaslane, kes enne võib-olla ei tundunud nagu nii vajalik, et sa tunned, et see on vajalik. Kas selle sinu ettekande lõppu võib siis öelda ka 2 sõna, et Slava Ukraini? No, Gerojem Slava. Aga siis aitäh sulle kingituseks ka raamat, kus on autori autogrammiga. Aitäh. See on nüüd 6 aega vana raamat, et see on värske raamat ja küsimused, vastused teeme veepausi ajal. Kristel, palun, võtame käigu pealt siis küsi ja jätkame järgmise ettekande. Kas see Kahhovka tammi purunemise järel räägiti, et see koolera on tulemas ja kõik muud, et kuidas seal see olukord on, et kas seal on ka need veeveetsed ju tegelikult peaksid olema kõik üle uputatud ja... See uudis nüüd hakkab taanduma, et mingi koolerat, jah, see joogivee teema ja kuna mul sellega üleujutud alad on enamasti okupeeritud aladel, mul nendega kontakti on, ma tean, et Hersonis oli küll, mul seal tuttavad ütlesid, et kontorist said ainult arvuti ära viia, et kõik muu jäi vee alla, ja seal, aga Hersonist jäi ka üks osa vee peale, et tegelikult Ukraina poole peale neid üleujutusi jäi suhteliselt vähe, et eks see kogu see efekt, mis sealt tammist tuleb, et see on nagu niisuguse pikema vinnaga kõik see niisutus ja kõik, et ühed kohad jäävad kuivaks, teised on nüüd üleujutatud ja põllud on rikutud, saak on... Aga selle veesüsteemi ju, kanalisatsiooni ju ta tegelikult lõi ju rivist välja. No see on küsimus jälle, kui kauaks. Et kui vesi taandub, praegu viimased päevad pole üldse sellest rääkinud, kuna see on juba ununenud teema, kõik muud asjad, nüüd hakkas lõpuks pealetung ja et ma usun, et see on selline suht lühiajaline, kui me räägime nüüd see veesüsteemide rivist välja viibimine ja see, et muidugi ei tea, mis seal just seal okupeeritud alal, et seal see tase on nagu hooldusel parandamisel, aga mis puudutab nagu Ukrainat, et nad on nagu kõik asjad nad on saanud tunduvalt kiiremini kui prognoositud, kuna tõesti ukrainlased ise on väga pühendunud ametis, abi on hästi kiire ja pühendunud, et kõik elektriprobleemid nad taastasid ka 2 kuud kiiremini, kui nad prognoosisid ja ma usun, et ka see üleujutuse tagajärg jällegi ta mõjutab ju kogu see üleüritus tegelikult mõjutab rohkem just seda okupeeritud ala. Et see, miks see venelane tegi seda, et ta võitis sellega, ma ei tea, 3 nädalat või kuni kuu ukrainlased lihtsalt ei saa nii lihtsalt üle Dnepri minna, aga jah, et see oli kõik, mis ta saavutas, et tegelikult Ukraina poolele see nüüd olulisi lisakoormusi tegelikult ei tekitanud. Jaa, aga need, kes videot vaatavad, ütlevad, et see oli siis Mart Reimann, kes seda Ukraina teemat käsitles ja